Tere tulemast, kuulame ja vaatama podcasti Mis mõttes. Minu nimi on Marta Pulk ja selles saates keskendume vaimsele tervisele. Minu tänaseks külaliseks on ajaloolane kultuuriteadlane Marek Tamm. Tere, Marek! Tere, Marta! Ja ühiselt heidame siin siis täna pilgu vaimse tervise ajalukku. Et kui me räägime tänasel päeval vaimsest tervisest, siis me teeme seda võimalikult avatult, me püüame inimest käsitleda kuidagi terviklikuna, ilma igasuguste tabudeta ja nii edasi, aga see ei ole mitte alati nii olnud. Miks see on oluline, et me vaataksime ajalukku ja sellesse, et kuidas vaimset tervist on varasemalt käsitletud? Ajaloolasena ma ütleks, et kõik, mis puutub inimellu, inimühiskonda, on pidevas muutumises, teisenemises ja seetõttu, kui me tahame mingit probleemi, mingit nähtust mõtestada, tuleks enne kõike selgeks teha endale selle nähtuse kujunemislugu. Ja see võib tähendada kahte asja. See võib tähendada seda, et me püüame aru saada, kuidas nähtus ise on ajas arenenud, lahti rullunud, teisenenud, aga teine aspekt ei ole vähem tähtis, nimelt kuidas me sellest nähtusest oleme varem rääkinud, millistes mõistetes, sest et eks inimühiskonna eripärased on ju see, et me peame kogu aeg leiutama mõisteid mingite nähtuste mõtestamiseks ja selleks, et neist üle pea rääkida. Ja vaimne tervis on minu meelest väga hea näide sellest, kuidas tegemist on ju 20. sajandi mõistega. Et inimkond on elanud sajandid ilma teadmata midagi vaimsest tervisest. Ja seetõttu, kui me tahame tänapäeval mõtestada ja mõista vaimset tervist, siis tuleks kõigepealt selgeks teha, kuidas sellest on varem räägitud. Et nähtus kui selline, ütleme, vaimse tervisega seotud küsimused on saatnud inimkonda algusest peale, aga eri aegadel on sellele omistatud sootuks erinevat tähendust, sellest on räägitud eri mõistetes ja seetõttu ma loodangi, et täna me saame natuke lahti rääkida seda, kuidas eri ühiskonnad, eri ajastud on enda jaoks selgeks mõelnud või tähendusega varustanud vaimse tervise nähtuse. Aga mis ajast alates me üldse siis vaimsest tervisest rääkida saame, ehkki mitte selle terminiga, siis kust maalt me ajaloos sellega tegeleda saame? No lihtne vastus oleks, et aegade algusest. Ehk et arvata on, et niipea kui inimene, homo sapiens on siin planeedil askeldanud, on tal olnud tegemist sellega, mida me nimetame vaimseks terviseks või vaimseteks tervisehäireteks. Aga ütleme, ajaloolane töötab allikate tõenditega ja selles mõttes me ei saa väga kaugele minna, kuna lihtsalt me ei tea, kuidas inimesed said hakkama oma vaimse tervisega näiteks nooremal kiviajal. Ja ma arvan ka, et minu enda teadmised on eeskätt seotud Euroopa keskaja ajaloo ja varauusaja ajalooga ja keskenduks eeskätt sellele. Aga ma julges ka väita küll tõesti väga suure üldistustasemel, et nii-öelda traditsioonilistes ühiskondades Euroopas, ütleme seal antiikajast alates, kuni selliste suurte moderniseerumislaineteni 17-18 sajand, suhtuti vaimse tervise probleemidesse üsna sarnaselt. Erinevate nüanssidega, erinevad mõisted kasutades, aga siiski nagu mingi sarnase raamistuse sees. Ja kui kohe lühidalt seda raamistust kuidagi katsuda avada, siis võiks öelda, et kõik sellised vaimse tervise probleemid olid mõtestatud ja käsitletud religioosses raamistuses. Ehk, et kui inimene hakkas käituma imelikult või tal olid mingisugused vaimsed probleemid, siis neid seletati nii-öelda taevaste vägede sekkumisega. Et see võis olla karistus, näiteks mingi üleastumise eest. See võis olla ka teinekord positiivses võtmes mingisugune ilmutus või selline ekstaas või mingi religioosne kogemus. Aga igal juhul sellega nagu toildi toime või sellega nagu kuidagi püüdi hakkama saada ka religioosses raamistuses, kasutades erinevaid religioosseid rituaale, näiteks, et ajada välja kurja vaime inimesest või muud sellist. Ja meie mõistes on see natuke süke mütoloogiline, lihtsakoeline ja nagu ka vale. Et me tänapäeval ütleme, et see ei ole mingisugune kuratlik või jumalik sekkumine inimellu, vaid need on hoopis sellised neuroloogilised või kuidagi igal juhul inimese enda keha ja vaimuga seotud probleemid. Ja tõepoolest see suur murrang
ongi siis seotud sellise moderniseerumisprotsessiga, kui hakatakse korraga rääkima vaimsetest probleemidest meditsiinivõtmes, et see on nagu teaduslik probleem, mitte religioosne probleem. Kui tohib küsida, millest see murrang sündis või mis selleks ajendiks oli, et me hakkasime kuidagi nii-öelda medikaliseerima vaimse tervise väljakutseid ja nii edasi, millest me ka tänaseks oleme tegelikult ju juba mööda liikunud, et nüüd me räägime vaimsest tervisest kui heaolust, aga siis sai sellest meditsiiniline probleem. Need on suured ühiskondlikud protsessid, millel ongi nagu mitmeid tegureid ja nad kunagi ei aset ka nagu üle öö, vaid võtavad aega, aga see on just see, mida nimetame siis nagu moodsa ajastu sünniks või selliseks uusaja sünniks, mis vältas seal poolest alates eeskätt 17. sajandist kuni 19. sajandini välja ja mis oli seotud ühelt poolt ühiskonna ilmalikustumisega, ehk siis kirik kaotas oma positsioone ühiskonna elu korraldamise üle, et ta jäi küll alles, aga tema mõju oli jälle piiratum, ehk siis üha rohkem valdkondi liikusid nagu sellisest religioossest sfäärist välja ilmalikku sfääri. Teiseks toimus väga suur linnastumine, ühiskonna sellise struktuuri muutumine, paljud inimesed hakkasid elama koos linnas ja pidid ka oma koos elu teisiti korraldama kui varem, hakati elama mingisugustes sarnastes raamides, sarnastes rütmides, näiteks, et tööl käidi seal kella järgi, mitte siis, kui päike tõusis või kui lumi ära sulas. Ja samuti on see loomulikult seotud sellega, mida me nimetame siis nagu industrialiseerumiseks või selliseks tööstuse kasvuks ja kuidas selline traditsiooniline, tsükliline maaelu asendus niisuguse kella järgi käiva, täpse, korraldatud, urbaniseerunud tööstusliku eluga. Nii et ja vaimse tervise probleemina lihtsalt üks väike lüli siis selles suures ühiskondliku muutumise protsessis ja alati, kui muutub ühiskonna korraldus, kui muutub ka nagu majanduslik kord, muutub ka inimeste mentaliteet, inimeste nagu väärtussüsteemid ja hoiakud, eelarvamused. Nii et see on selline suurte protsesside teema. Ja tõepoolest ka see ei ole mingi ajaloo lõppsada. Et ka see moderniseerumine ja nende moodsa ühiskonna sünd kindlasti areneb edasi ja ma usun ka, et me lõpuks jõuame sinna, et tänapäeval me ehk juba vaatame kolmandast vaatenurgast sellele vaimse tervise küsimusele. Jah, ja ilmselt arvestades, kui vähe me jätkuvalt ajust teame ja kui palju me iga päev teada saame, siis võib juhtuda, et 100 aasta pärast vaatame me ka praegusele momendile tagasi võib-olla selliselt nagu kunagi selle aadri laskmisele nagu meditsiini võtmes, et kõik on võimalik. Aga muidugi tuleb ka silmas pidada, et see nii-öelda traditsiooniline aeg või see eelmodernne aeg ei olnud ka selline homogeenne või ühtne, et ka seal sees toimusid mitmed olulised muutused ja inimesed püüdsid eri moel toime tulla selliste vaimse tervise probleemidega. Ja tõepoolest selline kõige levinum võte oli siis vaimsete probleemide demoniseerimine, mida me näeme juba varakeskel, mida me näeme tegelikult juba ju mingis mõttes Uues Testamendis, sest et Kristus oli ju suur eksortsist, ajas vaime välja nii sigadest kui inimestest. Ja see mall oli väga oluline ka keskajal ja tõepoolest isegi nagu jällegi sõnavara tasandil või mõiste tasandil, lugedes näiteks keskaegseid allikaid, on peaaegu võimatu aru saada, kas tegemist on siis vaimuhaigega või tegemist on kurjast vaimust vaevatuga. Et nende kirjeldamiseks kasutati samu mõisteid, isegi ladina termin nagu insanus, mis meie mõttes tähendab nagu vaimuhaige. Kui teksti lugeda, selgub, et tegemist on ikkagi nagu seestunuga või sellise kurjast vaimust vaevatuga. Ehk et ei tehtud üldse mingit vahet üldjuhul, kas siis saab seda seletada, et umbes inimene läks lolliks või et mingi teeman võttis tema keha üle ja nagu käitub tema asemel. Ja see on selles mõttes väga, väga kõnekas, et keskaeg väga armastas eksortsisme, see oli omad ritualiseeritud, preistrid said koolitust kurjade vaimude väljaajamisel, olid välja arendatud terved pikad rituaalide kirjeldused, millal kasutada vett ja millal soole ja millal leiba ja millal paastumist ja millal palved ja millise pühaka poole pöörduda, see oli nagu selline professioon, inimesed arendasid oma oskusi, said palka selle eest, et kurja vaimu välja ajada ja mingites traditsioonilistes kirikutes on seda ju tänapäevani, kus siis on sellised kutselised eksortsistid, kes meie silmis tihti parandavad neid probleeme, mida me soovitaksime hoopis arstil parandada. Ja
ja ka see eksortsism on teinud ajas keskaja jooksul läbi mitmeid arenguid, et kui esialgu ta oli selline lihtsakohaline tõesti mingite konkreetsete vormelite sõnamine ja konkreetsete mingisuguste liturgiliste protseduuride läbiviimine, siis kusagil just 13. sajand toimuvad ka suured muutused arusaamises, et kuidas kuradit välja ajada. Ja siis muutub keskseks võtteks hoopis nagu dialoog. Ja see on hästi huvitav ajaloole sellepärast, et on säilinud nagu sadu dialoogi situatsioone, kus siis vaimulik või pühak eksortsisti rollis vestleb kuradega inimese kehas, et püüab teda välja ajada ja püüab nagu tihti ka nagu ratsionaalsete argumentidega nagu sundida inimesest lahkuma. Ja see on huvitav, ühest küljest jällegi klassikalises tänapäeva vaates, peaaegu selline skisofreenia situatsioon, kus siis on inimene nagu lõhestunud isiksus, siis kuidagi vaimulik suhtleb siis selle ühe poolega, selle nii-öelda kurja poolega, kes justkui on saanud võitu sellest teisest poolest. Kui tohib segada, mis need ratsionaalsed argumendid olid? Ja, et enamasti see on seotud selliste dialoogiliste argumentidega, et lihtsalt, et kurat peab nagu alluma jumalikule väele ja et ta ei tohi seista vastu seal mingite pühaku käskudele, aga mis on midagi õpetlik ja huvitav, et tihti nendel teemonitel, kuraditele ükskõik, mida see vaimulik räägib. Ja see on omakorda seotud sellega, et need on tegemist tekstiliste tunnistustega, mis tihti täidavad ka sellist õpetlikku või dialoogilist eesmärki, et need ei kirjutatud üles nagu niisama, vaid ka selleks, et kuidagi võimendada kiriku sõnumit, näidata, et just ikkagi lõpuks vaimulike käes on võim, sest et alati need lood lõpevad nagu happy endiga, alati lõpuks see teemon sunnitakse inimesest lahkuma ja inimene saab terveks. Et on ikkagi nagu tervenemislood. Ja tõesti, need on sadu, mitte tuhandeid selliseid meie mõttes siis vaimuhaigusest tervenemisi, mida saavutatakse läbi teemonite väljaajamise. Tihti see on väga nagu füüsiline ja materiaalne, et kuidas siis see kurat sealt suust välja tuleb ja mille ta jätab endast mingisuguse vereraja järgi või see on nagu väga täpselt kirjeldatud ja loomulikult millised karjed või millised oiged ja kõik see võimsad lavastused, mille üks eesmärk oli muidugi ikkagi siis näidata, et kes on nagu peremees või kes suudab kelle allutada, aga igal juhul jah, see seestumus on siis see võti, läbi mille keskajal räägiti vaimuhaigetest ja mis on oluline, on see, et läbi selle, et süüdi oli alati mingisugune teemonlik vägi, et inimesed ise ei olnud milleski süüdi. Okay. Ja need inimesed olid nagu osa kogukonnast ja võiks öelda, et keskaeg tolereeris vaimuhaigeid ühiskonnas just selle pärast, et nad on lihtsalt nagu süütud ohvrid, nad on kannatajad ja on siis nagu kiriku roll neid sellest kannatustest vabastada. Ja just nimelt üks suur muutus, mis tuleb koos uusajaga, ongi see, et kuidagi vaimuhaige süü tuuakse maa peale tagasi ja isegi kui seal on mingi teemonlik algupära, siis on ikkagi inimene süüdi, et tema on kuidagi selle teemon endasse nagu ligi lasknud või võimaldanud oma keha see eeldab siis mingisuguse patu kaudu just või et inimene on ise ületanud mingid piire, teinud pattu. Ja see on väga oluline pööre, sellepärast, et see paneb aluse siis sellisele suurele muutusele, kus vaimuhaiged hakatakse ühiskonnast isoleerima. Et vaimuhaige muutub nagu võõraks, teiseks. Ja sellest on just väga veenvalt, ütleme, kas just veenvalt, aga kindlasti väga ilmekalt ja poeetiliselt kirjutanud prantsuse filosoof ajaloolane Michel Foucault oma raamatus Hullumeelsus ajalugu. Ja selles mahukas raamatus on ilmus juba 1961 üks keskne tees on just hullude sulgemine. Tema jaoks on see nagu üks inimkonna, võtame siis lääne kultuuri suuri pöördehetki, kus ühiskond enam ei käsita vaimuhaiged, aga ka teisi vähemusi ühiskonna kuidagi liikmetena, kui natuke teistsuguste liikmetena, aga siiski integreeritud liikmetena, vaid asub need isoleerima, kus hakatakse ehitama hullumajasid, hakatakse ehitama igasuguseid suletud asutusi, kuhu suletatakse seal pidalitõbised, ketserid, prostituudid ja kõik teised sellised ühiskonna vähemusgrupid. Et tekib selline jõuline ühiskonna tsentraliseerumine ja niimoodi vähemuste, teistsuguste inimeste surumine ühiskonna äärtele ja nende sulgemine, et
Foucault nimetabki seda suureks sulgumiseks, mille tema paigutab just 17. sajandisse, ta seob selle väga konkreetse 17. sajandi keskel asutatud Pariisi üldhaiglaga, mis on selline esimene suur institutsioon, kuhu hakatakse siis nende hullusid sulgema. Ja noh, loomulikult seda aeg-ajalt või ositi esitatakse ka justkui nagu sulgemine ravimise eesmärgil, aga kui me vaatame, mis see ravimine tähendas, siis meie jaoks ravimine ei ole. Et see enamasti tähendas voodi saheldamist, külma vette kastmist ja muid üsna jõledaid protseduure, aga jah, et see mõtlemise pööre, et hullud ei ole mitte osa ühiskonnast, kes on lihtsalt saatanlike vägede mängukannid ja keda me peaksime aitama sellest, et nad tuleb ühiskonnast kõrvaldada, isoleerida ja et nad ei segaks normaalset elu. See on üks selline väga põhimõtteline pööre, ka laiemalt vaimse tervise ajaloos. Ja sealt edasi siis sammult toimub see protsess, mida võib nimetada siis vaimse tervise või vaimuhaiguse medikaliseerimiseks, et nendest asüülidest, nendest hullumajadest tasapisi hakkavad välja kasvama siis need, mida me nimetame psühhiaatri haiglateks või sellisteks erinevateks institutsioonideks, mis siis omavad järjest rohkem nagu just erialaseid teadmisi, kuidas hulludega ringi käia, testitakse kõik võimalikke ravimeetodeid, esialgu nad siis peamiselt just mõtles füüsilised harjutused, millest oli siin juttu, inimeste kinnisidumine ja vee alla kasvamine, aga üha rohkem hakatakse kasutama ka erinevaid siis selliseid keemilisi vahendeid või farmakoloogilisi vahendeid, proovitakse kõikvõimalikke ravimeid, tablette ja muid. Ja eriti juba siis 19. sajandil. Ja mingis mõttes alles võiks öelda, et 20. sajandi algusest peale hakatakse nüüd kahtluse alla seadma, et kas selline vaimuhaigete isoleerimine ja medikaliseerimine ja nende peal kõikvõimalike selliste raviprotseduuride vägivaldne kasutamine, kas see on nagu mõistlik viis ja üsna pea saadaks aru, et ei ole, see tekib väga mõjukas nimetatud antipsühhiaatriline liikumine 20. sajandi esimesel poolel, kes üha rohkem nagu kritiseerib need selliseid lähenemisi, aga jah, laias mõttes on see tõesti pööre siis selliselt religioosset tõlgenduselt teaduslikule tõlgendusele ja selle teadusliku teadmise sees siis luuakse ühe uusi protseduuri, ideid ja ravimeetodeid. Ma võtaksin korra siin su sõnasabast kinni, et su jutust käis ka korra läbi selle suure eraldamise või suure sulgemise juures see nii-öelda represseerimine või. Et kui palju seda on tehtud teadlikult, kui palju on kasutatud nii-öelda diagnoosi selleks, et teatud gruppe marginaliseerida, eemaldada, nii edasi, kui palju seda teadlikku tegevust on võimude poolt erinevatel aegadel olnud? Ja hullumeelsus on kindlasti üks mugav viis siis nii-öelda teisiti mõtlejaid eemaldada, isoleerida, neile karistada ja raske on ka alati seda piiri tõmmata, et kus on teadlik, kus on ebateadlik, mõnikord on see lihtsalt nagu viis, tule toime teistsugususega, ilma et seal taga oleks mingi suur plaan või süsteem, aga jah, üks selline väga levinud ja üle sajandite ulatuv marginaliseerimisviis on siis tõepoolest inimeste kuulutamine hulluks ja siis niimoodi sundravile suunamine või isoleerimine. Ja loomulikult sellise kõrghetke saavutas selline lähenemine just 20. sajandi totalitaarsetes ühiskondades, kus ta muutus juba selliseks rutiinseks võimuinstrumendiks, me näeme seda nii Natsi-Saksamaal kui Nõukogude Venemaal, kus siis kas siis poliitilised vastased või mingid muud ebasobivad isikud kuulutati vaimuhaigeteks ja suunati sundravile. Ja seal on ka eri perioode, et näiteks Nõukogude Venemaal tõenäoliselt kõige hullem periood oli just Stalini aeg, seal 30., 40., 50. aastad, kus ikkagi tõesti väga suur hulk inimesi määrati siis sellisele sundõppele, mis võis päädida sellise lobotoomia või tõelise aju ümberlõikamisega, aga hiljem juba Stalini surmajärel 67. aastatel need psühhiaatria haiglad jäid, aga nad muutusid nii inimlikumaks, nad tihti tähendasid lihtsalt nagu isoleerimist ja vähem selliseid sundravimeetodeid, aga nõus, et on olnud tihti selline mugav vahend, kuidas võimul tulla toime talle ebamugavate või ebameeldivate ühiskonnaliikmetega.
Ja ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga et meie tänases Eesti ühiskonnas, kus see debatt vaimse tervise teemadel muutub küll, jumal tänatud, üha avatumaks, aga tundub, et see selline nõukogude ajast pärit stigma kuidagi, et on häbiasi tunnistada, et on mingisugused väljakutsed, et see on ikkagi hästi palju seotud just nimelt sellega, et vaimse tervise probleem on ohtlik, potentsiaalselt ohtlik. Ja ma arvan, et see sellele inimesele endale justkui, et jah, et seda saab tema vastu kuidagi kasutada. Et siit just joonistub, kui ma arvan välja, miks pärast on oluline seda vaimse tervise ajalugu tunda. Ma olen väga nõus, et me kanname endaga kaasas tihti ebateadlikult erinevaid mineviku koormaid, mineviku eelarvamusi ja ka traumaatilisi kogemusi. Ja ma olen väga nõus, et ikkagi läbi sajandite on vaimuhaigused demoniseeritud ja see pärand elab nagu edasi. Et see on ikkagi ebamugav teema sellest rääkida, see tundub natuke nagu halb, negatiivne, just nimelt sellepärast, et sajandina seda negatiivseks peetud. Aga tõepoolest Eesti eripära on veel see, et siia lisandub see nõukogude pärand, mis veel keeras vindi peale kogu sellele negatiivsele ja traumaatilisele pärandile ja tõepoolest ikkagi totalitaarne režiim suhtus erinevustesse, eri sättumustesse ja eri vaadetesse väga kriitiliselt, väga teravalt ja tihti oli just nimelt see hullumeelsus siis see võti, kuidas sai need siis isoleerida ja see hakkas ju pihta juba koolisüsteemis, et olid tekitatud sellised eriinternaatkoolid, kuhu suunati siis nii-öelda ebasobivad õpilased mingis mõttes või need raskesti kasvatatavad õpilased ja see tähendas tihti ka ikkagi geograafilist või füüsilist isoleerimist, need erikoolid olid kusagil kaugetes piirkondades ilma suurema ühenduseta ja see toimus näiteks mina, kes ma suuresti kasvasin üles Hiiumaal, siis oli ikkagi lapsepõlves oli väga tüüpiline, et kui sa ilusti ei käitu, siis sa lõpetad Kõpu koolis. Et Kõpus oli see eriinternaatkool, kuhu saadetis kõik Hiiumaa niimoodi raskesti kasvatatavad noored ja see oli siis see kõige hullem, mis sinuga võis juhtuda. Et ähvardusena kogu aeg pea kohal. Just, et siiamaani, nüüd kus ma suvitan ja elan palju Kõpus, siis ma olen püüdnud seda Kõput, mis oli lapsepõlves väga negatiivne, et see on kõige õudsem koht, maailma lõpp, kuhu saadetakse need eriti rasked lapsed, et püüdnud seda nüüd positiivselt hõlmata või kuidagi nagu ümber hinnata. Enda jaoks rehabiliteerida. Aga see näitab, kuidas ikkagi kõik, kes on vähemalt kasvanud veel nõukogude ajal või on saanud kaasa selle pärandi, et ikkagi õige ongi niisugused teistsugused või vaimsete probleemidega või kuidas me iganes nimetame noored ühiskonnast isoleerida ja panna nad omavahel kokku, mis on ju tegelikult väga vastupidine tänapäevasele arusaamisele, kus pigem kutsutakse üles, eks ole, et integreerima ja oleme osad ja ka leppima, et inimesed ongi erinevad ja mitte siis need hoopis niimoodi lahutama ja omavahel kokku panema. Et oleme jõudnud tagasi selle nii-öelda keskaegse eelmodernse käsitluseni, kus me oleme kõik osad sellest ühiskonnast ja ütleme siis need inimeste hõlmamine ja toetamine on nagu olulisem kui see, et me nad vaiba alla ära lükkame. Tõesti jah, et sellest suurest sulgumisest me oleme võib-olla välja kasvanud ja liikunud tagasi sellisesse arusaamisesse, et hullud on osa ühiskonnast, nii nagu kõik erinevad vähemused, aga muidugi me enam ei käsita seda vaimse tervise teemat nagu sellises religioosses võtmes või sellises teemonliku algupära võtmes. Mul tuli veel korraks pähe veel, et tõesti väga huvitav teema, mida ma väga hästi ei valda, aga on just see varane selline psühhiaatriline teadmine, kuidas see moodustub. Et kuidas siis hakatakse diagnoosima ja igasuguse klassifikatsioone välja töötama. Aga mida lihtsalt nagu välja tuua, mis meil kunagi silma jäi, et üks võtmeisik selles valdkonnas oli see ütleme siis vaimuhaiguste klassifikatsiooni väljatöötamises on üks saksa psühhiaater Emil Keppelin, kes oli nimelt 5 aastat Tartu Ülikooli psühhiaatri professor ja tõesti tema oli vast esimene, kes siis kuidas seda pakkus välja sellised teadusliku kirjelduse ja teadusliku seletuse vaimuhaigustele ja kes eristas nad selle 2 põhitüüpi, ma mäletan, mis siiamaani kähtivad, selline maniakaal-depressiivsed juhtumid ja skisofreenilist juhtumid. Ja kes pakkus kogu selle sõnavara välja, ka ladina keeles, erialase sõnavara, kuidas siis need hulle liigetada, kuidas need diagnoosida ja pakkus välja ka ravimeetodeid, et mingis mõttes võib öelda, et Eestil on oma suur roll
selles, et siis välja pakkuda selline teaduslik vaimuhaiguse terminoloogia ja uurimine. Ja tegelikult ka eksperimentaalpsühholoogia rajamises, kui ma õigesti mäletan, on Käppelinil oluline roll mängida. Et oligi Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor minu meelest ameti poolest, ühe esimesena hakkas neid sellised just nimelt psühholoogiat nagu eksperimentaalteadusena käsitlema ja see on siiamaani Tartu Ülikoolis suure au sees just nimelt eksperimentaalpsühholoogia. Absoluutselt. Kui me nüüd jõudsime sinna kohta, et nii-öelda diagnoosimise algus, et hüppan siit sellest represseerimise osast ja ühendan need teemad korra, et üks nähtus, mida on samamoodi üritatud vaimuhaigusena klassifitseerida ajaloos, on siis heteroseksuaalsusest erinevad seksuaalsed sättumused. Mis hetkel see alguse sai? Ja kas see on ainult kristlikule kultuuriruumile omane? Jah, see on suure lai teema, et ta kindlasti ei ole omane ainult kristlikule kultuurile, aga neid teisi kultuuri me tunneme paraku natuke vähem. Aga siin natukene kehtib see sama arenguloogika, millest me räägime ka hullumeelsuse puhul, et ühest küljest tõepoolest kristlik kultuur väga ei tolereeri homoseksuaalsust, kuna piibel annab piisavalt tugevaid vihjed, et see ei ole hea. Aga mida me rohkem me nagu saame teada keskaja selliste seksuaalsete sättumuste kohta, seda rohkem me näeme, et seal oli ikka päris suur variatiivsus ja on kirjutatud terve hulk uurimusi, mis näitavad, kuidas homoseksuaalsus oli siiski mingites piirides vägagi tolereeritud ja aktsepteeritud. Ja ka see homoseksuaalide selline häbimärgistamine ja tõrjumine jääb ikkagi pigem sellesse samasse uusaja sündi. Et ka seal homoseksuaalid on osa natuke sellest suurest sulgumisest. Ja omakorda see sama areng, et ka kogu seksuaalsus laiemalt ka medikaliseeritakse just 18-19 sajandit. Et kui varem seksuaalsust räägiti rohkem sellises harmoonia ja naudingute ja mingi sellises diskursuses, siis üha rohkem hakatakse välja töötamas erialast terminoloogiat, meditsiinilisi diagnoose, seletusi, tekib selline seksoloogia teadus ja see kõik nagu raamistatakse ümber ja hakatakse hoopis teise nurga alt käsitlema. Ja selle käigus siis loomulikult ka tekitakse igast klassifikatsioone, millest mõned on siis nii-öelda haiglased või hälbelised ja teised on siis normaalsed. Et see sama teaduslik diskursus kehtestab siis seal ka selle normi, mille suhtes siis kõiki need hälbed uuritakse, samas kui varasemates kultuurides selliseid ranged norme ei olnud ja valitses palju suurem selline variatiivsus, olid mingid moraalsed hinnangud, aga need ei olnud nagu sellised välistavad. Et näiteks, jällegi natuke juhuslik näide, aga väga huvitav on see, kuidas keskakultuur suhtus prostituutidesse. Et ühest küljest moraalselt olid nad ikkagi hukka mõistetud, oma keha müümine, mis on nagu jumala and, selle raha eest ei ole kõlbeline, lisaks ta põhjustab ka teatud tüüpi sotsiaalset elu, et sul ei ole seal alati abikaasat ja lapsi ja sellisena paned ennast nagu ühiskonna servale, aga nad olid siiski igati tolereeritud ja on palju näiteid, kuidas prostituudid moodustasid kesklinnades ometi kilde, neil olid oma koodeksid, omad põhimõtted, nad olid väga uhked, osalesid linnaprotsessioonidel ja selles mõttes olid nad ikkagi integreeritud, isegi kui natuke viltu vaadatud. Aga ka siin me näeme, et esimesed prostituutide juba nagu tõrjumis, isoleerimiskatsed on eeskätt juba 13-14 sajand, aga suuremas mahus ikkagi hakatakse neid nagu tõrjuma ühiskonna servale, spetsiaalsetesse hoonetesse jällegi uusajal. Et selles mõttes see protsess, see sulgumise ja tõrjumise protsess on nagu üsna universaalne ja puudutab üsna sarnaselt oma nüanssidega kõiki selliseid vähemusgruppe või teistsuguse käitumismalli ja teistsuguse väljanägemisega ühiskonnagruppe. See kõik laiendab näiteks ka juutide rollile, kuidas toimus juutide häbimärgistamine, tõrjumine ja sulgemine ühel hetkel ja et see on selline põnev lugu, kuidas ühiskond ennast ümber korraldab ja sunnib siis mingid ühiskonnagrupid justkui ühiskonna servale. No kui me puudutasime seda seksuaalsuse teemat, siis ei saa me mööda ka sugude küsimusest ja sellest, et millist rolli on sood mänginud nii-öelda meditsiini ajaloos, et ilmselt tagasi vaadates me võime öelda, et meditsiini ajalugu on üsna
ilmselt võib öelda hästi meestekeskne, nii et siin on väga palju näiteid sellest, kuidas uurimusi tehakse põhiliselt meeste peal, et ka diagnoosimise tundlikkus või mida me peame üldse kellegi puhul nagu probleemiks, et sellel on omakorda nagu sotsiaalne selline nagu faktor mängib ka omakorda rolli, eks ole, et milline on naise roll, milline on mehe roll, mida tähendab sellest hälbimine. Et kuidas sina kultuuriloolasena sellele vaatad, et kas on oodatud suuremat ajaloo ümberkirjutamist, kas me peaksime suhtuma teatava reservatsiooniga meditsiiniajalukku, mis on sisuliselt jätnud uurimusest välja justkui pool populatsiooni? Ja ütleme, kahte moodi saab sellele vastata, et ühel tasandil üleüldiselt on loomulikult ajalugu olnud väga meestekeskne sajandeid. Aga siin on olnud siiski väga suured arengud, ütleme, alates 60. aastatest läinud sajandil, kus tõusis esile naisajalugu ja sealt kasvas välja sooajalugu, on ikkagi väga palju teemasid üle kirjutatud, ümber kirjutatud ka sellisest palju mitmekesisemast vaatenurgast. Muidugi palju jääb teha, aga ütleme, et see ei ole enam kõige akuutsem probleem, et ajaloolasena ütleks, et praegu on palju aktuaalsem probleem, kuidas näiteks teised elusolendid ajalugu kirjutada, näiteks loomad, taimed ja teised, et ajalugu ei ole tingimata ainult inimkeskne, vaid nii nagu ta oli kunagi meestekeskne. Aga muidugi seal on tööd teha ja meditsiinialas üksiti. Aga teine vaatenurk, mis võib-olla tundub huvitavam, on see, et kuidas siis vaimset tervist on aegade jooksul käsitletud ka väga selgete soostereotüüpide raames. Ja kui me vaatame ka neid näiteks keskaja eksortsismi lugusid, siis ikkagi ma julgen üldistada, et enamasti on need seestunud nagu naised. Ehk et naist käsitleti nagu aldimana teemonlikule nagu rünnakule. Või et naist oli kuidagi nagu lihtsam hõivata. Aha. Nõrgem sugupool ikkagi, just nimelt. Ja tegelikult ka hiljem, kui me vaatame seda varast psühhiaatria ajalugu just 19. sajandil, Charcot ja teiste teooriaid, nad ikkagi eeskätt töötasid naispatsientidega. Et kogu see teema, et hüsteeria, kui vaimuhaigus ja emotsionaalselt üles köetud naisterahvad ja ühesõnaga ikkagi need vaimuhaiguse tunnused nagu omistati pigem nagu naistele. Et selles mõttes saab ka rääkida sellest sooperspektiivist, et ikkagi hull on ennekõike naine, võiksime ta väga lühidalt resümeerida, et muidugi see on väga üldiselt öeldud, väga palju on ka meeshulle ja ka keskajal leiab kuradist vaevatud mehi, aga näib siiski, et üldistada saab, et väga palju seda vaimuhaigust on ka nii-öelda feminiseeritud. Mehed olid eksortsistid, mehed olid, ütleme siis, need, keda nimetati on arstideks, ja võib-olla see juba ise kallutab sinna poole, et siis patsiendid peavad olema naised. Et nagu mehed on nagu selle nii-öelda mõistuse poolel ja ravimise poolel ja nagu võimu poolel. Ja määratlevad, et mis on vastuvõetav. Ja annavad ka just nimelt definitsioonid, kes on haige, kes ei ole haige. Et ma arvan, juba hakkab sealt pihta, et see vaade vaimuhaigusele oli ikkagi nagu meesvaade. Mehed defineerisid, kes ja mis on vaimuhaiget, et see on ilmselt kõige olulisem. Aga ilmselt ka tõesti see, et kui mees käitus kummaliselt, et seda võis põhjendada hoopis kuidagi teisiti, et ta oli kuidagi kangelaslik või vapper või kuidagi mitte nagu sellise seestumuse laadis või ka mitte nagu meditsiinilises laadis, et see on äkki ka üks viis, et kuidagi need sellised meeste väärtusilm oli teistsugune, et kui naine tegi kõva häält, siis ta on hull, aga mees tegi kõva häält, siis ta oli hoopis vapper ja julge ja just. Äkki seegi seletab. Mul tuleb pähe nagu paralleel nõidadega, sest et kogu see nõia uskumuste komplekt on ka omakorda seotud selle vaimse tervisega ja üks viis, kuidas hakati ka nii-öelda demoniseerima ja tõrjuma vähemusgruppe vara uusajal, oli just läbi süüdistuste nõidumises ja nõiaprotsessid, nõidade põletamine, see on ka üks nagu märk sellest ühiskondliku nagu korra kehtestamisest ja teistsuguste tõrjumisest. Ja naised, vähemalt kui meie mõtleme Eestis selle peale, nõiad on vabandust alati naised. Et kuidagi nagu see nõiafiguur on eeskätt naisfiguur, aga see on tegelikult geograafilise erinevus, et seda on natuke uuritud ja välja toodud, et Lääne-Euroopas tõepoolest selline arhetüüpne nõid ja ka statistiliselt kõige rohkem põletati naisi, aga näiteks Põhjamaades
ja paistab üha enam, et ka siinsamas Vana-Liivimaal olid nõiad pigem mehed ja ütleme Kesk-Ida-Euroopas ka laiemalt. Et siin võis olla ka mingit huvitavat geograafilisi variatiivsusi, ja võimalik, et see laieneb ka siis vaimuhaigetele, et ka siin võis olla piirkondliku erinevus, et kus rohkem kuulutati hulludeks naisi ja kus võib-olla kuulutati rohkem hulludeks mehi. Et see väärib täitsa omete vaatlust. Kui sa tuled selle nõidade teema juurde, siis mulle meenub sinu artiklist see mõte, eks ole, ja sa tegelikult mainisid seda vestluse alguses ka, et kui me vaatasime religioossest aspektist vaimse tervise probleeme, et mitte kõik seestumised ei olnud negatiivsed. Et kui me vaatame näiteks loodusrahvaste poole, et kas sellised positiivsed seestumised, saaksid sa nendest natukene rääkida, mida see tähendas, see ühendus kõrgema vaimu, kas see oli võib-olla kuidagi väärtustatud tegelikult osades ühiskondades? Jaa, et me võime laiemalt teha sellise tüpoloogia, millised on inimeste suhted nii-öelda teispoolsusjõududega. Ja need võivad olla siis kas negatiivsed ja positiivsed, et kas nad on nagu meile peale surutud ja mingisugused vaenulikud jõud võtavad meid üle, sunnivad meid midagi tegema või ütlema, mida me ei taha, ja see on siis see nii-öelda selline kuratlik seestumus. Aga me näeme ka muidugi näited siis positiivsetes suhetes, kus me ise kutsume esile, kus me tahame saada osadust, kus me kehastame mingisugused positiivsed taevased jõudusid. Ja ka piibel pakub näite nelipühist, kuidas apostlid hakkasid rääkima erinevates keeltes, püha vaim laskus nende peale ja mingis mõttes ka see on nagu selline positiivse seestumuse näide. Aga see on tõesti üks kultuuri universaal, et pea kõikides kultuurides on kuidagi need suhted teispoolsusega jaotatud, liigitatud ja on kultuure, kus siis domineerib see negatiivne seestumus, nagu on kristlik kultuur, aga on kultuure, kus siis pigem domineerib see positiivne seestumus ja üks tuntud näide on erinevad šamanistlikud kultuurid, kus tegelikult šamaan ikkagi ka otsib kontakti nagu teispoolsusega, mingis mõttes laseb endasse ühe sellise taevase vaimu, kes siis näiteks avaldab mingit saladusi või kuulutab tulevikku või ravib. Ja see on just nimelt selline tahtlik kontakti loomine selliste positiivsete jõududega. Et seda ka nimetatakse erialakeeles nagu adortsism, et kui eksortsism on kurjade vaimude väljaajamine, siis adortsism on hoopis vaimude sisse kutsumine. Ja tegelikult see seotub ka nagu selle vaimuhaiguste teemaga, sest ka traditsioonilistes Euroopa kultuurides vaimuhaigust sai positiivselt käsitleda. Eriti näiteks selliste pühakute kontekstis. Õigupoolest näiteks kui väga kuulus figuur on vene õiguse kultuuris on juradivõi, selline nagu jumala hull. Et ta on küll hull, aga nagu hea hull või positiivne hull, et ta on nagu, tema hullus on tingitud mingist eri suhtest teispoolsusega. Et ta näiteks kuulutab mingid tõdesid või suudab korda saata mingid imetegusid või siis lihtsalt kuidagi oma olekuga nagu toob teateid teispoolsusest või näitab, et kuidagi on ka mingeid teisi väärtusi kui need sellised maised ilmalikud. Nii et isegi vaimuhaigust saab käsitleda positiivsena, justkui nagu see kingitusena, mitte needusena. Võtan siit korra kinni ja küsin, et viimaste aastate selline on olnud teatav trend omistada tänaseid diagnoose ajaloolistele isikutele. No just nimelt see, et peaaegu igaüks, kes on loonud midagi uut, astunud süsteemist välja, et olgu see Da Vinci, olgu see Mozart, nii edasi, et neil kindlasti oli Aspergeri sündroom ja nii edasi, et selliseid tänaseid teadmisi rakendada sinna. Mis sa arvad, kas see annab meile midagi? On selline tegevus kuidagi nagu mõtestatud? No üldreeglina on see mõttetu. Et lihtsalt nagu jällegi ajalooline töötab tõendite allikatega ja üldreeglina ja minu meelest on see ka nagu arstide seisukoht, et me ei saa postuumselt diagnoosida vaimseid haigusi. Et selleks on vaja ikkagi läbi viia kohtvaatlus, koguda tõendid ja selliste kaudsete kirjalike või teiste tunnistuste põhjal mingit diagnoose pakkuda on ikkagi väga riskantne ja võib väga kergesti nagu rappa minna ja selles mõttes me tegelikult eksitame ennast, kui me arvame, et me oleme justkui midagi ära seletanud. Mis ei tähenda, et ei võiks aeg-ajalt sel teemal nagu spekuleerida ja mõnikord on ju ka tõendeid rohkem. Mulle meenub näiteks, et
Tartu Ülikooli kolleeg Ammar Annus on püüdnud diagnoosida nii mõndagi sellest ka Eesti vaimutegelast, kuna ta ka ise, ütleme, talle mäele endal on diagnoositud üks mingi autismihäire, siis tal on nagu teravdatud pilk ja ta on leidnud analoogseid autismihäireid näiteks Uku Masingul või ka mõningatel teistel, ma kohe ei tulegi meelde, Amy Winehouse'is on ta muidugi ka kirjutanud artikli, aga tema puhul püüdnud seal nii-öelda diagnoosi panna ja ütleme, et see on selline huvitav, inspireeriv valdkond, aga ikkagi ajaloolasena ma arvan, et kui sellest üldse saame rääkida, siis ikkagi nagu võib-olla 20. sajandi piires, et kui tahaks kaugemale minna, siis meil ei ole lihtsalt sellised vettpidavaid allikaid, mis lubaksid nagu nii täpselt diagnoosida ja lõpuks ma ei ole ka kindel, et see on kõige olulisem. Just. Et ma ei usu, et inimese nagu loomingut või maailmavaadet või mingit saavutusi saab nagu taandada tema mingisugustele meditsiinilistele või muudele eripäradele, et see on üks osa sellest, aga kindlasti mitte kogu seletus. Absoluutselt. Üks teema, mida me veel ei ole puudutanud, aga mida tahaks ka vaadelda, on just pihi osa religioosses käsitluses, et kas pihti võib mingil moel vaadata sellise psühhoteraapia eelkäijana? Minu meelest saab, jah. Ja kui me siin enne rääkisime just eksortsismist kui sellisest peamisest nagu meetodist või tehnikast, kuidas siis vaimuhaigusi raviti, siis selle kõrval ja on isegi olulisem on tõepoolest piht ja teatava sükse võib-olla ka ennetava profülaktikana. Ja kristlik kultuur mingis mõttes leiutas pihikultuuri. Ta oli mingil kujul olemas juba päris vara kristlikest aegadest peale, aga esialgu ta oli selline kord elu jooksul toimuv selline suurejooneline rituaalne akt, kus siis enne surma pihiti kõik pihid ja siis loodeti, et saab otse paradiisi. Aga suur muutus pihikultuuris toimus just kõrgkeskel 12-13 sajand, kus viidi ellu ja saati kohustuslikuks aastane piht. Et iga kristlane peab vähemalt kord aastas käima pihil. Ja minu jaoks on see tõeline selline vaimne revolutsioon Euroopa ajaloos, et korraga iga viimane nagu talupoig, iga viimane nagu linlane peab nagu hakkama tegelema introspektsiooniga. Ta peab, eks ole, mõtlema, et mida ta tegi, mida ta ei teinud, kas oli lubatud, kas oli lubamatu. Ja see ikkagi tähendab mu meelest sootuks nagu teist suhet iseendasse. Ja ka see pihisa, kes on siis tavaliselt seal preester, külavaimulik, ka tema pandi nagu mingisuguse psühholoogia, psühhiaatri rolli, et ta peab siis nagu üle kuulema, küsitlema ja aru saama, et kas see on siis kerge või raske patt ja milline karistus või nii edasi. Ja loomulikult ei olnud selleks alguses keegi valmis, mis tähendas ka seda, et just 13. sajandil hakati massiliselt kirjutama, levitama võimalikke abivahendeid, pihikäsiraamatuid, mida on säilinud sadu eriköiteid. Ja mis olid siis mõned ka väga lühikesed, mis koosnesid ka nagu lihtsalt küsimustest, et see preester, mida ta üldse küsib sealt talupojalt, eks ole, et töötate välja nagu selline maatriks küsimustest, mis siis nagu lubasid nagu niimoodi skaneerida, et mis patte ta on teinud. Ja tihti need pihikäsiraamat võisid olla seal mitusada lehekülge, hästi üksikasjalikuks ja omalaadi sellisteks teoloogilisteks traktaatideks või ka miks mitte sellisteks psühholoogilisteks traktaatideks, et kuidas nagu inimest läbi valgustada. Ja mulle tundub, et see märgib jah, sellist mingit uue subjektiivsuse sündi, et inimesed nagu said endast teadlikumaks ja ma arvan ka, et see kord aastas, aga mõnikord ka sagedamine, see oli nagu miinimumnõue, see kord aastas pihtimine võis ikkagi mingis mõttes nagu positiivsed mõjud inimeste nagu psüühiale. Et sa saad nagu kellegile nagu pihisaladuse, eks ole, toetusel ära rääkida, kõik, mis on hinge peal, keegi teine seda teada ei saa. Ja mina küll julgeksin väita, et psühholoogia sündis 13. sajandil koos kohustusliku aastase pihiga. Ja miks mõttes me ju siiamaani, jah, et nüüd me lihtsalt käime psühhiaatria või mõni käib psühhoanalüütika juures ja mingis mõttes on sarnane situatsioon. Erinevus on muidugi see, et seal ei ole enam seda karistuslikku elementi, eks ole, et üldjuhul piht siis lõppes sellega, et preester pidi otsustama, et mida peab siis pattude kustutamiseks või lunastamiseks ette võtma, et kas paastutama või palved lugema või minema palverännakule või muid tegusid. Ja ütleme, see karistusmoment on kadunud, aga iseenesest see protsess ise, et
küsimuste toel enda selgusel jõuda ja oma niimoodi käitumisi mõtestada, et see on nagu väga sarnane ja ja selles mõttes üle mingi 700 aasta nagu elus püsinud. jah, ja noh, see lunastuse aspekt on ju mingis mõttes sama, eks ole, et sa oma kõige suuremat saladust jagad kellegagi, selleks on loodud mingisugune ruum, sul on võimalus see välja öelda ja tajuda, et sa oled vaatamata sellele kuidagi aktsepteeritud, olgu siis kas või oma loe 6 korda issa meiet, ma ei tea, mis see täpne ülesanne võib olla vastavalt üleastumise raskusele, aga et see reeglistik on selge ja see annab inimesele tegelikult mingis mõttes ju kontrollitunde tagasi. Ja täpselt. Ta mingis mõttes võimestab, sellepärast ka võtab mingid ängid maha, et kui sa ka tegid midagi lubamatut, sa tead, et sul on võimalus see lunastada, et sa nagu saad kontrolli tagasi ja siin on muidugi oluline silmas pidada, et reformatsioon ju suuresti kaotas pihi. Et ütleme sellises psühholoogia ajaloos oli see nagu tagasiminek. Et Luther arvas, et seda pole vaja, et see on mingisugune pappide väljamõeldus, et piibel seda ette ei näe, aga muu meelest oli see viga, et tegelikult see oli nagu väga kasulik institutsioon. Et seda funktsiooni ei saa tegelikult alahinnata. Just, et võib-olla ikka, et see reformatsioon panustas siis ka sellise ilmaliku institutsiooni asutamisesse, et kuna enam siis paljudes piirkondades kirik seda rolli ei täitnud, et siis tekkis vajadus sellise nii-öelda tellimuse järele või kuidagi, et keegi teine seda ülekuulamist läbi viiks. Ma ei tea, kas seal on otsene seos, aga kes teab. Teine võib-olla see on huvitav otsus, et ütleme, Kesk-Euroopas katolika kirikus kusagil jällegi samal ajal, 12. sajandi lõpp, 13. sajandi algus mõeldi välja puhastustuli teispoolsuses, purgatoorium. Et kui piibel õpetab ja sajandid oli teada, et on 2 valikut, kas põrgu või paradiis. Ja mingis mõttes on see õudselt ängistav valik, sest et sa tead, et paradiisi lähevad nii vähesed, eks ole, et keegi meist ei ole täiuslik ja et kõik me enamik lõpetame põrgus. Ja see võis olla tekitada, ma arvan, ikka päris suurt sotsiaalset stressi. et tee, mis tahad, aga ikka lõpetad põrgus ja kuna põrgu on igavene, elu on ajutine, et seal ikkagi, ma arvan, ja siis, võiks öelda, et tuldi välja täiesti geniaalse ideega, et on see ka vahevariant, puhastus tuli, mis on ajutine põrgu. Aga mis rõhk on ajutisel, et sõltuvad siis sinu nii-öelda pattude eksimuste hulgast, siis sõltub, kui kaua pead sa seal puhastustules nagu olema, et siin nii-öelda puhastatakse, eks ole, väga ebameeldival moel, seal Dante on seda kirjeldanud, erinevad viise, kuidas siin seal praetakse või marineeritakse, aga alati on see lootus, et alati sa lõpuks saad paradiisi ja siis tuleb Luther, ütleb, et purgatoorium on välja mõeldud, ei tööta, pole vaja, on ikka ainult põrgu ja paradiis. Ja jällegi mingisuguses psühholoogilises tõlgenduses on see jällegi nagu tagasiminek, et võeti inimestelt lootus ära ja kõik on nagu väga selline nullsumma mäng ja elu selle võrra nagu palju ängistavam. Nii et need tegelikult huvitavad, kuidas suured sellised religioossed protsessid ka minu meelest mõjutavad väga sellist ühiskonna vaimset seisundit. Jah. No õnneks oleme me nii kategoorilistest lähenemistest tänaseks jõudnud päris kaugele, et kui me nüüd räägime vaimsest tervisest, siis me ei mõtle enam mitte lihtsalt vaimse tervise probleeme, me ei mõtle ka lihtsalt nagu pahaolu puudumist, vaid me räägimegi heaolust üldisemalt sellest, et inimene on tervik, vaimne ja füüsiline tervis on omavahel seotud ja nii edasi. Mis sa arvad, mida see käsitluse muutumine meile annab? Mis väärtuse see kaasa toob? Ma arvan, see alusväärtus ongi see, et inimese käsitamine nagu tervikuna või holistlikult, et me kuidagi ei võõranda näiteks, et haiged on kuidagi nagu väljaspool ühiskonda või kuidagi teistsugused või kuidagi, et neil on mingi probleem, et ikkagi inimene on üks tervik ja tal on erinevad faasid, erinevad kogemused, erinevad probleemid, aga ta ikkagi on inimene ja ühiskonna liige ja selles mõttes me kuidagi oleme loobunud sellist isoleerimise mõtlemisest ja ka sellisest rangest medikaliseerimisest, kus nagu igat probleemi saab lahendada ühe konkreetse ravimiga, selle asemel mõelda, et kuidas see mõjutab inimest tervikuna. Et ma arvan, see selline holistiline lähenemine on väga oluline ja tagab selle, et me nagu tahtmatult ei tekita nagu lisakannatusi või lisaprobleeme või me ei tõrju teistsugust, et me peame õppima koos elama teistsugustega. Ja eks me kõik oleme teistsugused, võib ka ilmselt öelda, et järjest enam me aktsepteerime ka seda, et seda neurodivergentsust on nagu tuhandetes erinevates suundades. Ja lõpuks, et ega ka, kuidas öelda,
meid on palju üksiti selles mõttes, et meie keha on ju, eks ole, tohutu keerulise mikrobiomi selline lava ja otseselt oluline, et kõik need teised organismid saaksid hästi läbi ja et me suudaksime ka selles mõttes holistlikult inimest mõista, et ta ei ole tegelikult nagu indiviid, et ta on tegelikult vägagi jagatav, mitte jagamatu, nagu see indiviid algselt tähendab. Et nojah, ühesõnaga, et ma arvan, läheneme sellisele vaatepildile, mis on tegelikkusega adekvaatsemas seoses ja selle võrra ehk muudab meie elu siin maailmas nagu tulemuslikumaks ja mõnusamaks ja paremaks ja ka teiste suhtes hoolivamaks. Aga ikkagi kogu selle eelneva jutu taustal, eks ole, me peame endale meelde tuletama, et see ei pruugi olla lõplik arusaam maailmast. Ja aeg-ajalt ma ka küsin endalt, et nüüd, kus me räägime väga palju vaimsest tervisest ja diagnoosime seda järjest täpsemini, et mingis mõttes me jällegi pakume nagu uut tegelikkuse kirjeldust ja muudame selle enda jaoks ka probleemiks, sest et kui, eks ole, vaadata ühele või teisele poole, siis ikkagi rõhutatakse, et meil on väga suur probleem vaimse tervisega, et eks ole, järjest suurem osa ühiskonnast saab diagnoosi, erinevad vaimse tervise diagnoosid ja nüüd ongi huvitav küsimus ja mul ei ole sellele ka vastust, aga just nimelt sellise historiseeriva vaatenurga pealt võib ju küsida, et kas see lihtsalt jälle üks uus viis tegelikkust kirjeldada ja mingis mõttes, heas mõttes luua neid probleeme, kuna me lihtsalt oskame nüüd neid kirjeldada ja nendega tegeleda. Aga lihtsalt siin on see oht, et me ühel hetkel liigume teise äärmusesse ja just nimelt ei tule toime sellega, et inimene ongi puudulik ja tal ongi probleemid. Ja me ei pea seda kõike jällegi selles mõttes medikaliseerima, et seda alati nagu diagnoosima. Et ma arvan, et kui väga hoolega otsida, siis me kõik saame mingi diagnoosi. Absoluutselt. Ja siis nüüd ongi küsimus, et mis me sellega siis peale hakkame, et kas me nüüd ühesõnaga korraldame konverentse ja arutelusid sellest, et meil on mingid väga suured probleemid või lihtsalt ütleme, et me lihtsalt nüüd oskame võib-olla täpsemalt need erinevusi ja probleemi kirjeldada, aga see ei tähenda, et on põhjus nagu kohe paanikaks. Et või teistpidi, et siis on põhjus kogu aeg paanikaks, et see ongi üks inimelu eripära, et kui selle peale mõelda, siis on paanika 24/7. Jaa. No sa oled püstitanud ühe väga huvitava küsimusele, mille oleks hea saada võtta siit kohe vastuseks ka mõne vaimse tervise eksperdi hinnang, et mis on need ülediagnoosimise ohud ja nii edasi. Aga Marek, mina tänan sind, et sa täna stuudiosse tulid, et neid teemasid meile avasid. Aitäh kuulajatele, et te olite meiega. Jälgige meid Stories for Impacti sotsiaalmeedias, nii Facebookis, Instagramis kui LinkedInis. Andke meile märku, milliseid mõtteid, milliseid küsimusi tänane episood teist tekitas ja millistele küsimustele tahaksite te järgmistes osades vastuseid leida. Mis mõttes podcast on toetatud Erasmus Plussi poolt ja järgmisel korral räägime me juba uue külalisega, aga ikka samadel teemadel. Meie keskmeks on vaimne tervis. Aitäh!